Tere, tere kõigile minu kanali vaatajatele. Tahan täna rääkida nendel teemadel, mis peaksid ka Eestit puudutama, sellepärast et eile on juhtunud Vandas väga tõsine õnnetus. Sealse Virdejärvi, kui ma õigesti nüüd praegu seda nime nimetan, koolis toimus kooli tulistamine. Ja lõpetasin just praegu selle pressikonverentsi vaatamise, mis Vanda korraldas. Interneti kaudu oli ka võimalik vaadata ja pärast ma näitan ka teile, millist lehekülge te saate üle uudiste kaudu jälgida, et olla kursis sellega, mis just praegu toimub seal linnas, Vanda linnas ja üldse terves Soomes. Aga enne kui ma natukene hakkan sellest teiega jagama ja rääkima, olen terve eilse päeva ja terve tänase hommiku püüdnud saada võimalikult palju infot selle kohta, mis siis toimus eile, aga ka selle kohta, mis siis on toimunud varem ja nagu täna ka rääkisid politsei töötajad, esindajad seal pressikonverentsil, et igapäevaselt, ka eile ja täna on üle terve Soome olnud palju ähvardusi kooli vägivallaga seotud, kooli pommide, lõhkeainete, pussitamiste ja kõikide muude vägivaldadega. Eilne reaktsioon politsei poolt ka Vandas oli selle tõttu nii pikaajaline, et samal ajal oli veel teisigi reaktsioone ka sotsiaalmeedias, millega seoses politsei oli hõivatud. Ja täna samamoodi on siis olnud mitmeid ähvardusi, mida politsei iga ähvardust, iga sellist vägivaldset teadet kontrollib. Nüüd, enne kui ma hakkaksin rääkima nende teemadega, mis puudutavad siis nagu minu tänast teiega mõtete jagamise põhjust, et see põhjus on tegelikult selles, et ma tahaksin teid üles kutsuda mõtlema, missuguses seisus on Eesti kool ja kas Eestis on praegu olukorrad tõesti nii palju paremad kui selles meie naabermaas, kes on maailma tasemel nii-öelda arvutatud õnnelikema ja turvalisemate maade hulka, on sellised sündmused toimunud. Mis seis on Eesti koolis? Ja üks selline aluspõhimõte, mis kogu nende asjadega seoses on alati vägivallaga üks ja sama. Vägivald, pinge, rahulolematus, kiusamine, kõik see negatiivne, mis meie sees on, otsib väljapääsu. Ja selleks väljapääsuks sõltuvalt vanustest ja sõltuvalt nendest gruppidest, kellega siis see inimene või need inimesed on seotud, enamasti see väljapääs võib olla vägivald. Ja see ebameeldiv keskkond, mida tajuvad järelikult lapsed ka koolis Soomes, see keskkond, noorte keskkond järelikult on ka Soomes sellise nagu mõjuga, mis on selle kooli tulistamise nüüd Vandas esile kutsunud ja sellest ka eilses A-stuudios räägiti palju, esitati küsimust, mis on siis mööda läinud või mis on siis valesti läinud, mis on see põhjus, miks on meie või nende Soome riigis toimunud selline olukord, et üks laps on lasknud surnuks teise oma kaaslase ja kaks on raskelt haiglas. Üks poiss on saanud surma ja kaks tüdrukut on raskelt haiglas. Aga ma tulen täpsemalt veel selle info ja nende mõtete juurde, kui ma olen rääkinud enda niisuguse, kuidas ma nüüd ütlen, kokkupuudete teekonna sellel teemal,
psühholoogina, mis mina olen siis läbi käinud ja kuidas ma olen selle kõigega kokku puutunud ja miks see mind nii tõsiselt praegu ehmatas ja paneb tegutsema ka tulevikus hoopis teisiti, sest ma saan aru, et minu teadmisi, kogemusi on jätkuvalt vaja kas või ainult selleks, et tekitada ka Eestis ikkagi nüüd kasvõi siis interneti kaudu ja nende kõnede kaudu ometi mõnegi inimese puhul nagu arusaamine, et me ei ole kuidagi paremas olukorras kui näiteks Soome. Milline siis see minu teekond on olnud ja miks ma võin öelda, et võib-olla äkki tänasel hetkel ei olegi ka Eestis kedagi, kes seda kõike Soome sündmust nii tõsiselt võtaks. Et kui ma näen neid ajakirjades või ajalehtedes olemasolevaid artikleid, siis nad käivad selliste väikeste uudiste all, aga ma ei ole küll kohanud, et keegi tänase päevani oleks võtnud niimoodi sõna, aga võib-olla ma ei ole juhtunud. Aga võib-olla see on lihtsalt juhuslikult nii. Aga mina olen selle kõigega kokku puutunud alates 2007. aastast, kui toimus Soomes esimene suurem koolitulistamine sellel aastasajal või pärast aasta või seda 2000. aasta saabumist. Veel 80ndatel ja varasematel aegadel on olnud igasuguseid ka erinevaid selliseid juhtumeid. Aga 2007 ja ma jagan teiega siin kohe korraks ka seda, neid vaateid. 2008 oli siis Kauhajoe kooli tulistamine, kus surnud on 11 inimest ja 22-aastane Mati Juhani siis oli see, kes Kauhajoe, võite ise lugeda, see on siin nüüd Google'i tõlkega tõlgitud, aga teine variant on siis või teine selline, millest ma enne rääkisin, on siis seotud Jõgela selle kooliga ja Jõgela kooli see šokk oli nii seal riigis kui ka ma arvan üle terve maailma nii suur, et nagu te näete, on siin üle 100 lehekülje ka Jõgela selle koolisurmade raport koostatud ja mina juhtusin olema just ühel arenguseminaril, kui neid ka jagati, nii et see nüüd on seda ka internetist leida, aga ma olen tookord sellega saanud ise niiviisi endale, et siit on võimalik ka teil kõigil lugeda ja seda ma olen lugenud ja kuna mul on plaanis teha 2 nädala pärast enne koolivaheaega veel üks webinar sellel teemal, siis selle tahan nüüd uuesti veel läbi töötada ja kõik need teised materjalid, et meelde tuletada. 2007 olin juba ma 2 aastat teinud koostööd Soome haridusinimestega ja eelkõige just tugimeeskondade teemal. Ja sel ajal muidugi oli siis see kõik, mis Soomes toimus, Soome koolis toimus ja Soome tugimeeskondadega toimus, oli mulle väga tähtis, kuna ka samal ajal Soome Instituut Eestis oli Jaana Vasamaga eesotsas üks väga lähedane koostööpartner. Sellega seoses nende kahe järjest ja aastatega toimunud tohutute sündmustega Soomes, kus võeti vastu väga palju erinevaid nagu otsuseid, ka mida siis ka tugimeeskondadega seoses peab tegema, et edaspidi ära hoida jälle seda tüüpi suuri õnnetusi, siis see oli üks põhjus ka, mille pärast Eestis hakati tõenäoliselt ka haridusministeeriumi poolt anti korraldus, et igal koolil peab olema oma kriisiplaan või kriisikava. Nüüd esimene küsimus ongi minul kõigile teile, kes te vaatate, et kui te olete lapsevanemad või õpetajad, siis palun küsige oma koolist, kas teie koolil ja teie lasteaial on olemas selline spetsiaalne välja töötatud kriisiplaan
kus on kõik täpselt kirjas, mida peab tegema, kui peaks juhtuma koolis mingi õnnetus. Me oleme Jaanaga käinud neid koolitusi tegemas erinevates koolides ja ma tean, tookord, nüüd ei ole käinud, aga tookord, kui me käisime, siis ei olnud isegi nii-öelda mingisugust paberit või kokkuleppeid mitmes koolis, kuhu peab täpselt helistama, mida peab täpselt tegema, kuidas peavad lapsed ja õpetajad käituma. Ja usun, et sama seis on Eestis, nagu eile ka üks politseiülem ütles, et Soomes on väga hästi korraldatud tulekahjuga seotud ennetustegevused ja on õpetatud koole reageerima, kui koolis toimub tulekahju. No Eestis on ka olnud suur tulekahju Kuressaare gümnaasiumis ja Kuressaare koolis ja ma tegelikult ei tea, ma ei ole kursis, mis seis on täna. Mul on aga selline tunne, kui ma loen neid materjale ja jälgin sotsiaalmeediat ja jälgin seda, mida inimesed omavahel räägivad ka haridusministeeriumi lehel, et see kõik ei ole päevakorras. Kui eile kinnitati ja täna ka veel kinnitati, et kui kool ei oleks läbinud kõiki neid õppusi, mis puudutavad siis selliseid ukse lukustamisi, kuhu minna, kuidas peituda, mida teha, kui on koolis mingisugune vägivaldne rünnak või ka tulekahju või mingi õnnetus, et neid on kõik läbi mängitud korduvalt. Kõik koolid teavad, mida teha ja ka see kool, kus eile toimus see koolitulistamine, oli korduvalt neid läbi mänginud. Sellepärast, et see oli tavaklassidega kool, kaks kuuendat tavaklassi, kus kahes klassis oli siis kokku 38 õpilast, 2 õpetajaga ja veel vajadusel siis abiinimesed. Need 2 klassi tegid väga palju koostööd ja tõenäoliselt on siin ka tegemist siis jälle selle avatud keskkonnaga, aga sellest täpsemalt ei ole räägitud. Nii et see olukord, see küsimus, ma kordan selle veel üle, kas meie koolides, kas meie lasteaedades tänasel päeval on tolmu alt väljas üldse koostatud kooli kriisiplaan, mis puudutab ka seda olukorda, kui koolis toimub kas kooli tulistamine või kooli vägivald mingil muul moel, nagu Soomes on olnud pussitamisi väga mitmes, alles hiljuti ka, mitte kaua aega tagasi Oulu ühes koolis oli pussitamine ja neid sündmusi on toimunud korduvalt ja palju. Eestis on olnud siiamaani 1. Kui me läheme nüüd edasi selle minu kokkupuudetega, siis selle kohta ma peangi ütlema, et ka Viljandi kooli tulistamisega on olnud minul kahjuks väga lähedane kokkupuude selles mõttes, et see oli vist aasta või natuke rohkem hiljem, kui meil Viljandi linnaga, meie meeskonnal oli üks projekt ja juba selle projekti alla kirjutamisel, millest ma täpsemalt nüüd rääkida ei saa, mida see projekt endast kujutas, juba selle lepingu alla kirjutamisel oli minul südames see küsimus, kas me jõuame selle kooli tulistamise olukorrani välja. Ja muidugi me jõudsime. Me rääkisime väga paljude inimestega, see mõjutas väga paljusid inimesi ka pärast aastaid. Siis me saame teada, mismoodi Eestis oli seda psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni ja kriisitööd tehtud. Ja see kõik jällegi peegeldas seda, et Eesti tegelikult ei olnud sellest olukorrast tol ajal valmis. Ja keegi ei olnud võtnud siiamaani, kuigi oli möödunud sellest nüüd peaaegu 10 aastat või 2014, kui see Viljandi kooli tulistamine toimus, oli ju 7 aastat möödunud nendest kohutavatest sündmustest Soomes, rääkimata kõigist nendest tulistamistest ja vägivallaaktidest, mis olid üle terve maailma, eriti Ameerikas muidugi. Keegi ei olnud Eestis võtnud seda tõsiselt ja see ka, kuidasmoodi toimus pärast nende nii laste, vanemate, õpetajate kui ka hoolekogu ja linna üldsuse rehabilitatsioon ja nende toe pakkumine, siis see oli üks põhjus,
mille pärast kõik see Viljandi teema on tõenäoliselt ka veel praegugi mitte päris lõppenud. Aga ma ei taha sellest rohkem rääkida, ma tahtsin lihtsalt tuua selle näite, sellepärast et ma olen sellega olnud kokku puutunud, ma tean, ma olen lugenud neid materjale, ma olen rääkinud nende inimestega ja ma olen väga palju aega kogu selle projekti aja jooksul mõelnud, et mina ka psühholoogina, et meie ka psühholoogid ja meie ka need inimesed, kes Eestis korraldavad kõike neid igasuguseid olukordi, et ka kooli turvalisus oleks, koolide turvalisus oleks sellisel moel, tasemel, et oleks võimalik ettevalmistusi teha selleks, et ei juhtuks seda, mida on olnud nii palju. Ja ma tahan nüüd teise punktina tuua välja selle põhimõtte, mida ma eile ka lugesin ühest Vanda kooli jälle tulistamise artiklist ja mida te võite, ma näitan teile ka kohe, kus te ise võite olla kogu aeg järjest ja kus ka mina olen kogu aeg nüüd eilsest alates olnud vaatamas seda, mis toimub, ka tänast pressikonverentsi vaadanud sealt, et seda ja siin kantakse üle kõik nüüd need olukorrad, mis on ja nagu te näete jälle, Google'i tõlge on nii levinud, et võtke neid sõnu siin muidugi oma koefitsiendiga, aga te vähemalt saate siit teada, mis teemal räägitakse ja mis on siis olnud need, ühesõnaga, siin on mul veel lugemata see Jõgela kooli veresauna üle elanud inimese kirjutis, et neid jätkuvalt kogu aeg siia liitub, neid pressikonverentse ja mälestusi ja kõik neid, et see on nüüd niisugune, mida ma rohkem teile ei näita, kui te tahate, võite ise vaadata, üle FI on see leht, kuhu võite siis sisse logida või vaadata ja siit sellel leheküljel oli ka eile üks selline artikkel, kus oli pealkirjaks või pildi all oli kommentaar, et me tegeleme tagajärgedega ja me tegeleme sellega, mis juhtub siis, mis me peame tegema siis, kui see kooli tulistamine, koolivägivalla akt või mingisugune muu selline ähvardav käitumine või ükskõik, mis on juhtunud. Me õpime tegelema evakueerimistega, me õpime peituma, upsi lukustama, aga me ei tegele põhjustega. Ja nüüd see on nüüd see, praegu panen selle ära, võib-olla pärast tuleme siia veel sellele lehel tagasi. See on nüüd see teine küsimus minu jaoks. Et ma olen nüüd sellest samast ajast, kui ma teile rääkisin 2007, kui see kooli tulistamine oli, juba varem tegelesime me ühiste seminaridega, mis poiste käitumisega seoses, sest täna ka ma lugesin ühte artiklit, kus oli kirjutatud pealkirja all, et miks kooli tulistajad on kõik noormehed või poisid. No püha taevas, me oleksime ikkagi väga ehmatama panevas olukorras, kui koolis hakkaksid tulistama ka tüdrukud. Ja antud juhul on need 2 tüdrukut olnud ohvrid, millest ma ka natukene kohe räägin. Aga see, et minu need rahvusvaheline konverents, paljud sellised poistega seotud webinarid, koolide nõustamised, mida ma olen teinud sellest 2005. aastast alates, kui me hakkasime Soomega koostööd tegema, siis need on olnudki seotud just nimelt sellega, et üks pool sellest, et poistel koolis läheb väga palju kehvemini, et teine see, et koolist lahkuvad enamasti väga tihti on ikkagi need põhipuudujad ja lahkujad poisid, kelle närvid ei pea vastu selle kooli olukorrale, kui nad ei saa õppimisega hakkama. Ja kolmas põhjus, millest eile rääkis ka
peaminister Orpo oma esimeses pressikonverentsis, kus nad avaldasid kaastunnet nii Soome lastele, peredele, Vanda linnale, kus ta rääkis, et 1/3 lastest, 1/3 noortest on tegelikult vaimse tervise probleemidega. Ja seda tõendab ka see kõik, mis oli Jõgela raportis ja seda tõendavad ka teised artiklid, kus tegelikult tõesti see vaimse tervise temaatika on ju olnud Soomes ka palju rohkem päevakorras kui Eestis. No tõesti, ma olen õnnelik, rõõmus ja samal ajal ma ju olen nii kaua kõike seda kõrvalt näinud, ise püüdnud anda oma parima, et nüüd siis ometi räägitakse vaimsest tervisest rohkem. Eestis räägitakse, et on vaja hakata tegelema laste-noorte vaimse tervisega. Ma ei tea, missugune on see number täna, aga näiteks on räägitud 1 klassitäis lapsi igal aastal, kas sooritab enesetapu või vähemalt katsetab enesetappu. Meil ei ole veel seda tüüpi numbreid, nagu täna jäi kõlama, et Soomes on pidevalt iganädalaliselt ähvardusi kooli tulistamise ja koolivägivallaga seoses ja et selle kõigega peab politsei tegelema peale selle, et Soomes ka selles samas koolis Jokiranta, andke mulle nüüd andeks, kui ma nende nimedega eksin, selles Vanda, see kool on nagu suurem kool ja selle kooli teises osas, mitte sealsamas territooriumil, aga selle kooli teine osa ongi seotud ka nende lastega, kus on siis need psühhiaatrilised või muud keerulised probleemid, aga see koolitulistamine ei toimunud selles erivajadustega laste osas, vaid täiesti tavalises koolis. Ma pärast räägin ka nii palju, kui seda infot on. Aga nüüd see teine küsimus ongi, millele ma tahan teilt tähelepanu küsida. Kas teie koolis on üldse olemas selline koht nagu tugimeeskond? Tugimeeskond, ma tean, et on nii vähe olemas Eestis, väljaspool Tallinnat, Tartut ja Viljandit ja Pärnut, ütleme, neid koole ja neid kohti, kus on ka kooli tugispetsialistid olemas. Enamasti on olemas võib-olla sotsiaalpedagoog üksinda väiksemates koolides või eripedagoog, aga kas need projektid on olnud meie meeskonna niisuguseks üheks nii-öelda, mida me oleme teinud enne viiruste aega, et kui koolis ei ole olemas kõiki neid väljaõppinud tugispetsialiste, eriti muidugi on ju puudus psühholoogidest, siis ometi on võimalik, kasutades koolis ära kogemustega iseennast nagu koolitanud kogemustega õpetajad, kasutada ära ja moodustada see kooli tugimeeskond, et ei oleks üksinda inimestel vaja ja võimalik hakata nii-öelda kaardistama seda kooli situatsiooni, et millised on õpilased, millistest peredest on need õpilased, millised on nende õpilaste vaimse tervise probleemid, millised õpilased on käitunud juba koolis sellised, et nad võivad omada teatud riskitegureid, mis võivad selles koolis olla nagu tulevikus niisugused nii-öelda ohuks ja see tugimeeskond, mis koosneb siis kooli juhtkonnast ja nendest kogemustega õpetajatest ja lõpuks meil on lõpmatu koolituste keskkond internetis. Ka mina olen teinud interneti jaoks õpetajate õpivaramu, kus on võimalik kuupileti eest osta endale ligipääs 400 leheküljele juhendmaterjalidele pluss üle 20 video, kus räägitakse just nendest teemadest, mis aitaksid ennetada õpetajatel ka selliseid raskeid olukordi koolis.
ma olen nii palju käinud koole nõustamas, muidugi põhiliselt kõik on need olnud seotud nagu poiste käitumisega ja sellepärast ma täna ka olen otsustanud, et seda teemat ei saa jätta pooleli, seda ei saa jätta edasi no rääkimata, mida ma kõike olen kogenud, mis on kogunenud kogu nende nõustamistega ja projektidega, mis puudutavad eelkõige just neid põhjusi, miks lapsed, miks noored võivad käituda selliselt, et mitte ainult see, et nad võivad käituda halvasti õpetajatega, aga et miks nad võivad jõuda oma arengutes nii kaugele, et nad ühel päeval tulevad kooli kas siis püstoliga või bussiga. Karjala Soome bussid on ju väga nii-öelda levinud, mitte ainult Lapimaal, vaid ka üle terve Soome ja väga paljudel on relvaluba ja näiteks nendel, kes on olnud tihti seotud nende vägivallaaktidega, nendel on kõigil olnud ametlik relvaluba ja nende kodudes on olemas Soomes palju relvi, neil on palju jahimehi, neil on palju põhjusi, miks on palju relvi ja need võivad olla ka kättesaadavad, sest põhimõte on olnud, kui te loete näiteks selle Jogela kooliga seoses, et põhimõte on olnud ka peredes, et lapsed peavad õppima relva käsitlema, ennast kaitsma. Eks seesama teema oli ju ka Viljandiga seotud, aga ma sellest ei räägi pikemalt. Lihtsalt erinevates peredes, erinevate inimeste puhul on erinevad arusaamad. Ja sellepärast ongi tähtis, et koolis oleksid ühtsed arusaamad, mis puudutavad põhjuste tabamist, märkamist, ohutegurite, riskitegurite kindlaks tegemist, õpilaste tundmist. Ja see kõik on tegelikult see tugimeeskonna kõige tähtsam töö. Mitte ei ole tugimeeskonna kõige tähtsam töö lihtsalt vestelda lastega, kui õpetajad tunnis hakkama ei saa. Nende tugimeeskonna kõige tähtsam töö on ennetada koolis seda tüüpi sündmusi, mis võivad olla ohuks nii üksikutele lastele kui ka lastegruppidele. Eriti praeguses sõjaga seotud ärevas olukorras. Sest nagu ma ütlesin, agressiivsus, koolivägivald ja ka kiusamine peab leidma kanali, mille kaudu väljenduda nendel inimestel, kellel see pingeseis, see depressioon, stress, ärevus, kõik see vaimse tervise probleemid, kellel on need ületanud taluvuse piire, siis hakkab inimene otsima isegi oma alateadvuse tunnete kaudu lihtsalt ainult väljundit, kuidas saada hakkama. Ja selle näitega viimane näide, miks mina isiklikult ka veel täna olen ma mõelnud sellele ajale tagasi 90ndate alguses, kus ma olin tööl koolis ja minu poja sõbrad ja ta ise samuti olid ka murdeealised ja ma olen tagantjärgi alles hakanud aru saama, kui hull olukord oli 90ndate alguses Eestis, kus murdeealised ju tegelikult Tallinna kesklinna poisid käisid loomulikult minu teadmist mööda, käisid nad sporti tegemas, aga kui siis ilmnesid tagantjärgi ma olen teada saanud, kui palju oli igasugust vägivalda, et siis, kui nüüd on 20-tega inimesed aastas saavad nii-öelda surma Eestis praegu, siis oli see üle 400 inimese aastas 90ndate alguses. Ja siis ma puutusin kokku ühe perega, kelle puhul ka sama, ütleme niimoodi, naiivsus oli selle perel, et nad ei osanud arvata, mida nende murdeealine poeg võib korraldada. Ja ühel päeval avastas ema selle poja voodi alt ühe plastikaatkoti seest ühe vanaaegse püstoli
ja püssirohu koti ja õnneks ta sai selle enne kõik likvideerida, kui poeg tagasi tuli. Kui me selle emaga rääkisime, siis me mõtlesime koos, mina sama rumal kui tema. Kuidas võis olla võimalik, et meie murdeealised sattusid sellisesse olukorda? Ja tuli välja, et siis ka, nii nagu poistel ja meestel on see kõik teada, aga meie emadena ei teadnud, ka siis olid Lasnamäe kambad, kellega kesklinna poisid olid hätta sattunud. Ja mina ise ka oma koolis, nagu ma teile olen rääkinud, ma olin Lasnamäe koolis õpetaja 2. klassis ja ühel päeval ilmusid minu armsad poisid 4 püstoliga tundi. No see oli vist enne, kui see juhtum oli mul selle perega. Ja ma ei osanud midagi arvata, kas see on päris püstol või mängupüstol. Aga õnneks olid need mängupüstolid, sellepärast kuigi nende kodudes, sest nad olid erivajadustega lapsed mu klassis, nende kodudes oleks võinud ka tol ajal mõni tavapüstol ripakil olla. Ma olen saanud piisavalt motivatsiooni, et rääkida nüüd, küsida nüüd 3. küsimus täna. Esimene küsimus oli siis see, kas teil on kriisiplaan koolis olemas? Teine küsimus on, kas teil on selline tugimeeskond, kes tunneb õpilasi, on õpilasi ja klasse kaardistanud nii, et oskab ennetada ja ta teab, missugused olukorrad võivad olla. Ja 3. küsimus on see, kas teie koolis on selline kooli kiusamisega seotud programm üles ehitatud, mitte ainult sellised jutuajamised klassides, nii-öelda väärtuste õpetamise klassijuhataja tunni. Soomes on Kiva olnud üle 20 aasta, selline nimi, Kiva koolid on olnud Soomes väga kaua aega. Milline on täpselt olnud see Kiva materjal? Sellega ma ei ole kokku puutunud. Ma tean seda ainult väga pealiskaudselt, ütleme nii. Aga ma tean seda, et Kiva meeskonnad koolis ei ole eraldiseisvad mingid erilised üksused, vaid kooli kiusamine on üks osa sellest, mis igas koolis on kohustuslik. See on kooli heaoluprogrammi ja kooli heaolu meeskonna üks tegevusvaldkond, et ennetada kooli kiusamisi, et avastada kooli kiusamist ja sellega peavad tegelema eelkõige tugimeeskonna inimesed, lisaks siis kõik need inimesed, kui õpetajatest on keegi saanud veel eraldi väljaõppe koolikiusamiste avastamiseks. Aga tulles nüüd selle Vanda sündmuse juurde, mulle on väga oluline, et ma saaksin teile seda väljendada. Mida ma olen praeguseks aru saanud ja mis üks niisugune teema kohe järgneb nüüd sellele kooli heaolu valdkonnale. Eestis on armas Dagmar Kutsar ja tema meeskond rääkinud laste heaolust. Mina olen proovinud ka siin alles eelmise webinari tegin õpetajate kooli heaolu teemal. Ja ma arvan, et me oleme tegelikult päriselt hüüdjaks hääleks kõrgeks olnud, sellepärast et mina olen ka kooli heaolust palju aastaid varem rääkinud. Kooli heaolu üleriigiline portaal kooli hüvinvointi, kus erinevad koolid saavad enda kooli heaolu mõõta niiviisi, et saavad sealt erinevad küsimustikud, nii oma õpetajatele, töötajatele, lastele erinevas vanuses ja nii edasi. See toimib 20 aastat, üle 20 aasta. Kui ma õigesti mäletan, oli see 2002, kui see kooli heaolu küsimustik või portaal avati ja seal on võimalik koolidel võrrelda oma kooli heaolu taset erinevate teiste koolidega üle terve Soome ja parandada siis neid tegureid, mis nendele selle analüüsi tulemusena
nagu tulevad nähtavaks, mis on nende kooli heaolu puudused, probleemid ja kuna tänasel hetkel on Soomes olemas ka valdades need kooli heaolu või üldse heaolu, laste, noorte, täiskasvanute heaolu, sellised meeskonnad, arendusmeeskonnad, siis ka igas koolis on olemas kooli heaolu meeskonnad, kes vastutavad selle kooli heaolu, laste heaolu eest 4 ploki eest, millest üks on kooliga seotud ruumid, söök, kooliteed, aiad, kõik spordikeskkond ja nii edasi. Teine on sotsiaalsed suhted, mille alla käib ühe väikse plokina koolikiusamine. Kolmas on enese teostamise võimalused ka õpetajal, eks õpetaja saab ennast teostada, lapsed saavad oma andeid arendada. Ja 4. on tervis, vaimne tervis, füüsiline tervis, kroonilised haigused, erivajadusega seotud nagu temaatikad, mis puudutavad tervist kõigil koolitöötajatel. See on 4 plokiga seotud kooli heaolu, selline põhimõtteline lähenemine Soomes. Mitte ei ole lihtsalt nii, et me käime vahel, peame pidusid ja käime matkal, vaid et kooli heaolu eest hoolitseb meie koolimeeskond. Ja sinna kuuluvad erinevad inimesed, aga seal on vastutus, on täiskasvanutel. Kuigi kooli heaolu eest on niisugusel kujul nagu juhendatud aitama, teostama kõiki koolis olevaid inimesi ja lapsevanemaid samamoodi, siis vastutavad selle eest ikkagi juhtkonna esindus pluss siis need kooli heaolu meeskonna inimesed. Ja tänasel pressikonverentsi oli sellest kooli heaolu seisukorrast ja kõigest sellest väga palju juttu. Ja see Vanda linna see üldhariduse pealik rääkis sellest pikalt, kui palju on selle jaoks tehtud tööd, et laste kooli heaolu oleks tagatud. Ja ometi pidid nad samamoodi tunnistama nii palju, kui politsei nüüd nii-öelda lubas rääkida tänase hetke seisuga, et selle eilse kooli tulistamise tagamaa oli ikkagi kooli kiusamine. Nüüd ma tahan teile öelda veel ühe teema, mida ma ei ole jõudnud alustada oma webinaridega, aga nüüd tuleb alustada. Tuli välja, et see kooli kiusamine oli kestnud selle poisi elus, kes oli see laskja, ka varem, aga ta oli vahetanud kooli jaanuarikuuses. Nii et see põhjus, mille pärast tema märtsis, aprilli alguses nüüd otsustas revolvriga kooli tulla, oli tegelikult nähtavasti see, et taust, sellest räägiti rohkem, midagi ei räägitud kui seda, et ta oli jaanuarikuust vahetanud kooli, et tema taust oli kooli kiusamine juba eelmises koolis ja siis tuli ta vahetas kooli ja seal see jätkus ja see sai nüüd sellise lõpu, kus ta praegu on siis lastekaitse hoole all ja kuna Soomes on laste kriminaalse vastutusele võtmise aeg 14, mitte nii nagu Inglismaal või kusagil, enamus Põhjamaadest on see 14-15, nii nagu ka Eestis, siis selle lapse puhul on ju tegelikult, me võime ka öelda, et on tagajärg see, et ei ole põhjusega tegelejad. Nii nagu Jogela, seda poissi ma täna uurisin uuesti, et siis tema puhul oli öeldud, et ta oli täiesti üksinda, introvert, ta ei suhelnud koolis kellegagi, aga ta oli ka eluaeg olnud kiusatav, koolikiusatav ja tema suhtlemisringkond oli internetis sellised grupid ja sellised valdkonnad või sellised sõbrad, kes kiitsid heaks vägivalda. Isegi oli tema suhtlemisringkonnas neid,
kes rääkisid koolivägivallast ja tegelikult see sotsiaalmeedia kaudu oleks võinud tema ka avastada, sest ta oli teinud ka enne postituse, aga ei olnud kedagi, ei olnud ennetust, ei olnud usku, ei olnud kahtlusi, et midagi võib juhtuda. No meil on veebipolitseinikud, ma ei tea ju, kui palju on meie veebipolitseinikel jõudu avastada selliseid suhteid. Aga jälle mul tuleb praegu meelde üks lugu 5. klassi poisiga ühes väikeses maakoolis, kus tema joonistuste ja vihikud vaatlemise tulemusena, kui ma olin tunnis ja vaatlesin tundi ja nägin, et ta joonistab mingeid erilisi vägivaldseid sümboleid, siis ma rääkisin pärast õppealajuhatajaga sellest poisist. Ja õppealajuhataja näitas mul selle poisi kodulehekülge. Poiss oli teinud 5. klassis endale ise kodulehekülje, kus koduleheküljel olid üles pandud sellised, no võib-olla ma nii hästi ei tunne kogu seda vägivaldsete videomängude maailma, aga tema oli üles pannud need videoklipid, kus tulistati ja neid ei olnud mitte üks, vaid neid oli väga palju. See oli nagu näha tema põhiline nagu huviala. Ja 5. klassi poiss, kellel koolis läks halvasti, koduleht oli täis vägivaldseid videosid. Ma ei mäleta, mis sellest loost edasi sai. Aga mõtlen, et väga paljudel juhtudel ei ole meie inimestel, nii nagu ma enda näite tõin, psühholoogina ei olnud võimeline toetama, mõistma 90-ndatel, mis võib juhtuda. Siis ma kardan, et täna on ka veel väga paljusid selliseid õpetajaid, võib-olla isegi tugispetsialiste, kellel ise ei ole olnud selliseid kogemusi, kellel pole endal olnud kodus kas selliseid keerulisi poeglapsi või poisse või sõpru või kes pole kokku puutunud selle maailmaga, mis võib olla ka noorte ja laste eludes täiesti olemas. Ja kuna meil ei ole selles suhtes, meil on ju vaja õppida, me peame õppekava tegema, me peame maailmas esimese kohal, eks meid ei huvita, vabandust, et ma niimoodi emotsionaalselt väljendan, meid ei huvita laste vaimne tervis, meid ei huvita see olukord, mis praegu on artiklites kirjutatud sõjaeelne olukord, mis on rahuajal hakkama laste tulistamisega maailmas. Koolikiusamine ei ole mitte midagi sellist, millega ei saaks hakkama, kui sellega tahaks hakkama saada, kui see on tähelepanu all, kui selleks tehakse koostööd kooli, lapsevanemate, valla, kõigi erinevate osapooltega ja need osapooled ei tegele tagajärgede likvideerimisega, vaid nad vaatavad otsa nendele lastele, keda kiusatakse, aga ka nendele lastele, kes on need kiusajad. Ilmar Raag kunagi oma klassifilmiga tegi nii suure nagu sellise plahvatuse. Aga ma arvan, et sealt ei järeldunud midagi. Teie teate paremini, kes te olete kooli juhtkonna esindajad või kes te mind vaatate. Teie teate paremini, kui olete politseis, milline on see reaalne seis. Aga sellelt taustalt, nende kogemuste taustalt, mida mina olen ise pidanud oma töös läbi käima ja kuulma, nägema ja kokku puutuma, võin ma küll öelda, et meil puudub vajalik tarkus, meil puudub vajalik ka teadmine, kuidasmoodi laste ja noorte turvalisusega sellel maailma ajal, kus me praegu elame, kus Euroopas on sõda, kus lapsed samamoodi kuulevad seda ja kus lapsi kiusatakse, sest nende pinge
väljub niiviisi, kui nad kiusavad kedagi. Koolikiusamine on haigus. See on koolikultuuri, ühiskonna haige olemise haigus, mis väljendub sellisel kujul. Kui inimesel on valus, kui väiksel lapsel ja noorel inimesel on valus, hingeliselt valus, ta ei tea, mida selles olukorras teha, kui temaga keegi halvasti käitub, siis see tema alateadvus hakkab kedagi otsima, kellele kätte maksta. Ja nii nagu loomade riigis on, nii on ka inimeste riigis, siis kindlasti leitakse keegi, kes on nõrgem, kindlasti keegi, kes on võõras, kindlasti keegi, kes on ebameeldiv või kellel on ka käitumis niisugused mustrid, mis tõmbavad ligi seda kiusamist. Nii nagu öeldakse, et kanade nokkimisjärjekord ei ole ju kusagil nii-öelda kirja pandud, aga see kana, kes selles rivi lõpus käitub niiviisi, et ta kehatunnused annavad edasi seda märguannet, et ta on kiusatav, siis seda kana nii selles järjekorras kiusatakse. Nii on ka inimestega. No tuleb meelde üks poiss, keda oli aastaid kiusatud ja asi jõudis selles koolis nii kaugele, et selle poisi kiusamiseks olid juba liitunud mitmed erinevad klassides nii-öelda pinges ja vägivaldsed poisid. Kõik olid jälle, see kiusatav poiss oli vist kusagil 4. või 5. ja kiusajad olid kuskil 6-7 või midagi taolist. Ja kuna see oli kuidagi avalikuks saanud, siis mina olin seal koolis tegelikult kõige rohkem sellepärast, et ma tahtsin teada saada, mis selles väikeses poisis, kellega esimekordselt kohtudes, ma lihtsalt üllatusin. Ta oli nii kena, heleda peaga, väga armastusväärne või armas poiss, aga ometi oli kamp teda kiusamas juba pikemat aega. Tal ei olnud mingisuguseid eritunnuseid, nagu kahjuks tänapäeval ka me võime koolides näha, et nende eritunnuste järgi hakatakse kiusama. Ta oli lihtsalt väike, teistest väiksem ja armas poiss, kes kogu aeg naeratas. Ja see kana järjekorra viimane kehakeelega väljendatud sõnum. Aga ma olengi nõrk, ma olengi väike. Ma naeratan teile. Oli üks põhjus paljude põhjuste seas, mispärast see poiss andis edasi sõnumi. Tule minu juurde, ma naeratan sulle. Ja siis oli ta järjekordselt jälle kuidagi kellegi käeväänamise või muu vägivaldse tegevuse ohver. Tänaseks hakkan ma lõpetama. Aga ma ei lõpeta seda teemat. Ma olen terve märtsikuu mõelnud, kui minu pakkumisi kooli heaolu teemadel ei ole huvitatud õpetajad webinarides osalema. Mis on see teema? Mida siis ma oma kogemuste, oma materjalide ja oma südamemurega võiksin pakkuda? Ma olen terve oma psühholoogi tööaja tõstnud kõrvale kiusamise teema. Ainult ühel põhjusel. Sellel põhjusel, et Eestis on olnud sellel teemal vähemalt olemas Kivaühing ja Kiusamise vastane Eesti ja tehtud projekte ja tehtud koostööd ja ma olen mõelnud seda, et äkki saab hakkama. Aga täna ma näen, et see Soome Kiva kooli kogemus ei ole aidanud ennetada Soomes toimuvad koolivägivalla juhtumeid. Järelikult on midagi ka Soomes tegemata. Midagi, mida kindlasti nad ka sellest räägivad, sest ka eile A-stuudios ja pressikonverentsil lubati, et kui Jogela ja Kauhajoe koolitulistamiste järgi
vastu võetud meetmed ei ole andnud sellist tulemust, nagu on vaja olnud anda, siis järelikult tuleb vastu võtta uued meetmed, uued sellised võtted ja sellised tegevused ja inimesed panna tegutsema, et Soome lapsed ei peaks kartma kooli minna ja et Soome kodud ei peaks kartma lapsi koju oodata. Soome haridusminister, kes eile pressikonverentsis rääkis, hakkas nutma. Pisarad tulid silma ja plomb tuli kurku, kui ta ütles. Ta teeb kõik selleks, et Soome pered ei peaks kartma koolipäeva lõpul, kas tema laps tuleb koolist koju või mitte. Nagu te näete, on see teema puudutanud mind tänu ka minu kogemustele ja tänu ka minu tööle. Aastaid, 20 aastat on selle teemaga kokku puututud ja rohkemgi veel. Ja ma saan aru, et ma pean otsima mõttekaaslasi, kes mõistavad tegelikult seda olukorda, kes mõistavad seda, et ei ole piisav, kui klassijuhataja klassi ees räägib jutukesi ja õpetab mingite testide kaudu, millised on meie väärtused, millised, mida ei tohi teha, kuidas peab käituma. See ei ole piisav. Kui laps on hädas, kui teda kiusatakse, kui ta on kodus, koduvägivald, kui ta on seotud kambaga või kamp teda kiusab, siis selle jutukestele kaudu ei ole võimalik abi anda. See abi andmise viis peab olema teistsugune. Ja ma loodan väga, et Soomes seda ka otsima hakatakse. Hakatakse otsima neid põhjusi, miks pärast sellised olukorrad tekivad. Ja ei õpetata õpetajaid ainult, kuidas klassi uksi lukustada ja laua alla peitu pugeda, kui juba on laskma hakatud või midagi taolist tehakse, vaid õpetatakse ka õpetajaid märkama, kui lapsel, kui noorel inimesel on vaimse tervisega midagi korrast ära. Ja siis õpetatakse õpetajat andma esmaabi, selles mõttes vaimse tervise esmaabi ja otsima abi sellele lapsele, sellele noorele, aga ka iseendale, et mitte olla õpetajana selle vaimselt probleemse lapse vägivaldse käitumise lülitiks. Ma olen olnud nii paljudes tundides ja ma võin teile öelda, Eesti lapsed on väga halastavad ja andeks andvad väga paljude õpetajate suhtes. Väga paljud õpetajad on käitunud niiviisi, et kui Eesti kodukultuur ja laste sõnakuulelikkus oleks väiksem või nad oleksid rohkem aastaid pidanud välja kannatama kõike seda, kuidas nendega käitutakse paljudel juhtudel koolis, siis me oleksime palju rohkem näinud ka Eestis koolivägivalla juhtumeid. Aga meil ei ole õnneks nii paljudes kodudes ripakil relvi ja meil ei ole õnneks lapsed sellisel kujul veel karikasääredasa täis, et nad ka oma vägivaldset sisu tahaksid sellisel kujul välja elada. Ka õpetajad peavad oma käitumist kontrollima ja ka need õpetajad, kes on aastaid või aastakümneid õpilastega käitunud väga halvasti, ükskõik mis põhjusel ja seda on tolereeritud koolis. Ka need õpetajad peavad hakkama järele mõtlema, ka need koolijuhtkonnad ja need tugimeeskonnad peavad saama hakkama nende õpetajatega, kes õpilastega halvasti käituvad. Need õpetajad vajavad abi, need õpetajad vajavad ise sellist nõustamist, et nende
alateadvuses olev pinge ja ebameeldivus ei väljenduks sõnalises agressioonis. Aga need on kõik teemad, mida Eestis on nüüd siiamaani vaikitud, sellepärast ainult, et meil on ju väga tähtis, et tarkus oleks peas. Nüüd me räägime lõpmatuse tehisintellektist, AI-st ja teistest selle teema asjadest, nägemata, mõistmata, mis see kaasa toob, mis see meie õpilaste hingeelule ja meie kooli turvalisusele ja kooli heaolule kaasa toob. Ma kutsun teid üles mõtlema selle olukorra peale, mis Soomes oli, lugema neid materjale, mida te ka saate sealt Google Translate'i abil tõlgituna lugeda ja üle FI leheküljelt. Ja mõtlema selle peale, kas tõesti meie võime olla rahus magada. Kas, kui me oleme õpetajad või oleme lapsevanemad, kui meie vastutame oma laste eest, noorte eest. Kas meie ei peaks uuesti võtma ette kõik need kriisikavad, õppima ära kõik selle, mida kriisiregulatsiooniks on vaja, andma raha kriisipsühholoogidele, kriisinõustajatele, et nad saaksid pikemat aega, mitte paar nädalat, mõned nädalad, nagu Viljandis oli, toetada neid erinevaid inimesi, ka neid inimesi, kes ei julge, ei taha, kes kriisis sulguvad oma kookonisse, ka neid inimesi õpetada rääkima ja neid ja aidata, et nad räägiksid oma sellest murest. Seda täna on korratud ja eile korratud Soomes. Olge inimeste lähedal, palun, paluge, et nad räägiksid välja, et nad elaksid välja, nad saaksid välja rääkida kõik selle, mis nende selle hirmsa sündmusega seoses on hinges ja mis hirmud, mis valu, mis mured on kogunenud ja et nad saaksid selle välja rääkida. No selleks on olemas. Selleks on kogutud üle terve Soome, kutsutud kokku Vandasse ka lisaks psühholooge, kriisipsühholooge, erinevaid inimesi, et pakkuda pikaajalist toetust. Ja see pikaajaline tähendab Soomes aastaid toetust nendele inimestele, kes on need traumad läbinud. Olen ennast välja valanud, sellepärast, et olen 20 aastat püüdnud seda juttu rääkida väga paljudele inimestele, nii haridusministeeriumis, ma ei hakka nimesid nimetama, kellega me oleme kohtunud, et seda teemat alustada, et võtta see ette, et hakata ette valmistama Eesti koole niimoodi, et me ei peaks olema tõesti käsi üles tõstma, kui meie koolis võiks mõni selline eriline sündmus tekkida. Hoidku Jumal Eestit, hoidku Jumal meid selle eest, et meie koolides oleks turvalisus sellisel moel olemas, et me ei peaks oma laste ja noorte pärast ja õpetajate pärast ja kodude pärast. Tänan teid, et te mind kuulasite. Oleksin õnnelik, kui te oleksite mu mõttekaaslaseks ja ma ei peaks järgmisel korral enam seda tundma teiega rääkides, et see on kui hüüdjahel kõrbes ja midagi ei ole mõistetud, midagi ei ole muutumas. Ma soovin seda kogu südamest, et muutuksid olukorrad Eesti koolis. Olge väga hoitud, armsat ja kena kevadet, küll see lumi ka läheb ja lilled õitsema hakkavad. Kõike head teile ja päeva jätku meeldivalt.